Aga kui me küsime, kes on siin kõrval siis liider, siis me võime kõige muu kõrval öelda, et liidri tiitli annab tegelikult meeskond. Mõttes üldjuhul. Seda ei ole kuhugi visiitkaardile või rinnasildile kirjutatud, aga see mõttes tiitel tähendab seda, et meeskond tahab teda järgida. Võib-olla isegi natukene tema moodi alla. Sest et mulle endale meeldib tuua ka selline paralleel näiteks rattaspordist, et kui me võtame ka näiteks Tour de France'i, siis seal kogu selle võistluse liider ju kannab kollast särki. Kõik teavad, et tema on see liider. Ta on selle liidri särgi välja teeninud ja mõnes mõttes võime öelda, et kõik tahavad tema moodi olla. Kõik tahavad sama hästi hakkama saada selle meeletult raske ja väljakutseid esitava võistluse ja selle tulemusega. Nii et seda võib panna sellisesse võtmesse ja juba küsimus juhi enda poolt, et okei, kui paljud inimesed päriselt tahavad mind toetada, mind aidata, minuga kaasa tulla sellele missioonile, mida me siin täidame. Ja loodetavasti on neid palju, aga paratamatult iga juhi ja tema töötajate vahele mõnikord tekivad barjäärid, sest kui juht vastutab organisatsiooni tulemuse ees, siis selleks, et see edukalt saavutada, ta vajab nende inimeste tuge, kellega ta koos töötab vahetult, ehk siis nii-öelda tema otse alluvad. Ja mida rohkem need inimesed teda toetada tahavad, seda lihtsam on juhi elu.